Aga oleme AI Eesti podcastis tagasi. Meil on siin paremal käel Mihkel Moosel, ettevõtja. Ja mitte lihtsalt ettevõtja, vaid edukas ettevõtja, kes on teinud 7-kohalise exiti. Nii palju infot ma netis sain. Võib-olla tahaksingi alustuseks küsida, kuidas sa ettevõtluse juurde jõudsid? Kuidas ma jõudsin? Minu jaoks oli see lihtsalt see, et ma tegin eelnevat karjääriööd, ma tegin müügitööd päris pikalt ja kuigi mul läks seal väga hästi, kõik oli jumalast okei, raha teenis hästi, reisida sai, väga kihvt kollektiiv, siis ma tundsin ühel hetkel, et midagi jääb nagu puudu, et tahaks mingit oma asja teha, et seal nagu struktuurisüsteemi sees seda teha ei saanud ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma hakkan ettevõtlust tegema. Ja sa oled öelnud selle kohta kuldsed käerauad, ma lugesin kuskil. Kuldsed käerauad, jah. Mis see tähendab? Kuldsed käerauad põhimõtteliselt tähendab seda, et sul on nii hea, et sul on raske ära minna. Et sul antakse kas siis nii head palka või mingid töötingimused, et ongi raske, et sa oled juba nii pikalt investeerinud sinna aega ka, et nagu kahju on hakata millegi uuega nagu nullist peale, et täiesti kõige madalamalt astmelt. Aga ma tahtsin seda teha, sest et kuidagi eneseteostus sai otsa, ma usun hästi tugevalt sellesse, et ühe elu jooksul on meil võimalik elada mitu elu, mis siis minu jaoks tähendab seda, et tänapäeva maailmas sa võid teha kannapöörde, ükskõik mille uuega alustada tänu internetile ja võimalustele, mis meil on, ja 3-5 aastaga saad sa ennast sellest tegelikult täiesti absoluutsesse tippu töötada. Ja see on äge, sest et need võimalused on siis ju igal pool olemas elada elu omadel tingimustel. Sa oled kõige rohkem tuntust kogunud Amazoni maailmas. Jah. Kuidas sa sinna jõudsid? Tead, see oligi see otsing on ju, et mida siis teha, et kui ma rääkisin, et ma tahaks ettevõtlust teha, siis esimene mõte oli see väga hea, aga mida? Pole ideed, et selle hetkel mõtlesin, et okei, tahaks midagi suurt teha, maailma muuta umbes nagu Elon Musk on ja siis ta veel käitus nagu normaalselt, see oli 2015-16 on ju, et ja mõtlesin, et kuni mul ideed ei ole, siis ma seni kaua teen midagi, mis mind hariks sel teemal, mis õpetaks mulle turundust, müüki, finantsi, kõike mingisugused muid detaile. Ja ma hakkasin seda hästi palju podcast'e kuulama ja blogisid lugema erinevatel ettevõtlusteemadel ja mitmest erinevas kohas käis läbi Amazon ja siis mõtlesin, okei, ma ei tea, ei ole nagu elumissioon või hull kirega tegemine, aga mõtlesin, tead, ma lihtsalt investeerin siia raha, ma õpin ja siis, kui mul lõpuks see äge idee tuleb, mida ma eluga peale tahan hakata, siis küll ma siis switchin ja kasutan seda kogemust ära, mis ma sealt sain. Sa mainisid podcast ja võib-olla seda, et sa kogusid seda uut informatsiooni. Kes olid sul eeskujud või mentorid, kui sa olid selles alguses? Otseselt ei oska välja tuua mentorit, et ma ütleks, et pigem tuttavad sõbrad, kes on minust või kes olid minust mõned sammud eespool, kellega oskad samassuda ja vaadata, okei, ma tahaks ka midagi sellist tüüpi asja teha. Et aga kui võtta, et okei, kus kohas ma siis õppisin või inspireerusin, siis need olidki lihtsalt temaatilised podcastid online turunduse kohta, online äride kohta, ettevõtluse kohta ja ma arvan, mul läks kuskil 3-4 kuud, kuni ma jõudsin selle Amazoni temaatikani. Ja Amazoni temaatikani äkki räägid sellest natukene lähemalt, et mis see siis on lõpuks? Et kas see on selline nagu dropshipping, mis oli 10 aastat tagasi päris kuum teema on ja isegi tuttav olnud selle teemaga ja äkki siis räägid sellest lähemalt, mis see siis lõpuks on? Jaa, dropshippingut ma olen ka teinud, et ma olen läbi testinud 6 erinevat ärimudelit online'is, mida on võimalik teha ja Amazon neist oli ilmselt kõige edukam ja paremini, mis läks. Aga Amazoni point on pigem see, et sa, sinu töö on leida turu ebaefektiivsus, siis erinevate andmeanalüütikate pealt, et kus kohas turus on mingi auk, kus konkurents ei ole siis kliendi nõudlust piisavalt hästi ära rahuldanud. Et kas seal on mingi probleem tootega või seda ei kommunikeerita piisavalt hästi, aga samas seal on turg on olemas, seal on käive olemas. Ja nüüd sa lähed ja teed sinna oma brändi sinna sisse. Et üks asi, millest nagu Amazonist väga tihti valesti aru saadaks, on see, et ma lihtsalt lähen ja saadan mingit Hiina suvalist nodi nagu sinna, mis on ka tõsi, et sellel ajal veel sai ka sellega edukaks, aga vähemalt see lähenemine, mida mina tegin ja mida meil tiim tegi, oli ikkagi see, et me leidsime selle niši,
me lugesime läbi tuhandeid kliendi review'sid, et aru saada, mis on need kitsaskohad iga toote kohta, et mis on nagu hästi, mis on halvasti, mida klient ootab, mis ootused ei ole täidetud, ja siis selle pealt me läksime siis otsima tootjaid Euroopast, Hiinast, Indiast ja andsime ette mingid omad joonised ja plaanid ja ideed ka juba, et algul vaatad ikkagi nende kataloogi läbi, et mis on nagu võimalik, äkki on juba kohe lahendus olemas, mida turul ei ole, mingi eristu väga asi, ja kui seda ei ole, siis mis on järgmised nagu lihtsad asjad, mida ma saaksin teha selle tootega, need asjad on mõnikord väga-väga lihtsad, mis annavad suure efekti, et siis saada konkurentides parem review score, saada suurem rahulolu, kui sul on parem review score, sa müüd rohkem, sa oled rankingutes kõrgemal ja siis äri buumib korralikult. Aga too mingi näide, ütleme, et sa lugesid läbi tuhandeid kommentaare mingitest toodetest, mis on näiteks üks toode, mis sa ise tegid, lugedes läbi mingid kommentaarid, tegid selle paremaks, leidsid uue tootja ja hakkasid raha teenima. Ma võib-olla tooks näite ühest kliendist, et me tegime ise tooteid, aga me tegime Amazoni siis teenust agentuuri, kus me viisime Eesti ettevõtteid Amazoni turule ja võtsime protsendi siis käibest, et ise, mis me lõime, siis selles võtsime nagu tükki. Ja üks hästi lihtne näide, millest ma kõik saavad aru, on me müüsime siis puidust mööblit, Eesti puidutootja Pärnumaalt ja tegemist oli, siis leidsime niisuguse niši nagu lastevoodid, need on niisugused nagu natuke nagu kolmnurga kujuga või püramiidi otsaga kujuga, ja siis hakkad nagu analüüsima ja vaatama, et kuule, et siin on võimalus. Ja esimene asi, mis jääb silma igalt poolt, on see, et kõik ütlevad, see haiseb räigelt. Et ma võtan selle toote, ma pakin selle lahti ja panen selle kokku ja review'des on kirjas 6 aega hiljem ikka veel on keemia hais mul toas üleval nagu. Et see on päris suur probleem, kui lapsevanem oled ka, siis sa vaatad, ma loen niisugust review'd, ma ei taha seda toodet osta. Ja siis nagu ülilihtne lahendus, et lihtsalt rääkisime tootjaga, kuule, kas seda haisu saaks ära kuidagi võtta? Ja vee baasil värvid. Väga-väga lihtne asi. Kas see maksab palju rohkem? Ma arvan, et 5% läheb kallimaks toote oma hind. Kindlalt, kohe teeme ära. Ja mis see tulemus oligi see, et me põhimõtteliselt saime turundada ja näidata seda toodet niimoodi, et esimene bullet point või tekst, mis seal vastu viskab, esimene pilt, kõik ütlevad, et no chemical smells. Nagu erinevalt kõikidelt teistest toodetest siin Amazonis, mida sa näed, meil on see parandatud. Ja ma tean, et me ise ka ju, kui me ostame asju, siis me vaatame review'sid, me võrdleme erinevad tooted, ma tean, et ta loeb konkurendi tooted läbi. Mis juhtus oligi see, et meie toode oli sõltuvalt siis hetkes 30-50% kallim kui teised tooted, teised konkurendid. Me müüsime kujult, värvilt täpselt samasugust asja nagu konkurendid, aga müüsime seda kallimalt ja müüsime seda 2-3 korda rohkem. Tundub ülilihtne, ülikonkreetne, arusaadav, aga sellel hetkel sul olid juba teadmised olemas. Nüüd, kui me mõtleme selle alguse peale, kui kaua sa failisid enne, kui sa jõudsid esimese eduka tooteni? Niimoodi, et sa tundsid, et okei, et seda saame edasi skaleerida näiteks. Ma ütleks, et minu failid on tulnud rohkem minu Amazoni karjääri tagumises otsas või selles teises pooles rohkem tulnud ja väga-väga kulukaid faile, et ikkagi 6-kohalisi numbrid, mis on nagu tikuga põlema pandud. Aga alguses mul ei olnud esimese hooga faili, ja miks ei olnud, oli väga suures, tegelikult see bränd, mille ma müüsin, siis, kus ma exit'i tegin selle suurema, siis seal meil oli toodetel 100% edumäär. Ja mida ma 100% all mõtlen, on see, et see toode on vähemalt natukenegi kasumlik. Et mõni toode müüs rohkem, kasumlikult, mõni vähem, aga ükski toode ei olnud miinuses selle perioodi peale. Ja kuidas me seda tegime, oli see, et tegelikult võtsime suhteliselt keerulise niši ette vee ja õhu kvaliteedi testimine ja mõõtmine. Ja see oli selline nišš sel hetkel, et need tootjad, kes Amazonis juba müüsid, nemad ei jaganud mütsi ega midagi nagu sellest turunduslikust poolest, nad ei saanud aru üldse, kuidas SEO-d tuleb teha ja nii edasi, ja need, kes turundada oskasid, nad ei viitsinud teha piisavalt töödki, et süveneda, et mis on selle toote siis probleemid, miks inimesed jätavad 3 või 1 tärni review'si, kuidas seda päriselt parandada saab, ja niimoodi ongi, et sa teed. Ma toon lihtsalt näite, et see võib tunduda nagu hästi lihtne nagu töö, mis sa teed, aga tegelikult on see, et selleks, et tuua neid esimesi edukaid tooted turule,
No, ma arvan, ma esimesed 6 kuud tegin 6 päeva nädalas 10-12-14 tundi tööd. Okay. Ja see kõlab nagu hästi lihtsalt, et mis see ära ei ole, leiad niši ja paned sinna toote sisse. No jah, hästi helikopteri vaates ongi põhimõtteliselt niimoodi, aga seal sees on hästi palju nüansse ja mis ma olen nagu avastanud ka, et kui ma räägin tuttavate, kes on ettevõtjad ja puutun kokku teiste äriinimestega, see, et tihtipeale see äri edu on nüanssides ja need nüansid on tihtipeale teistsugused, kui sa alguses arvad, et mis selle äri edukaks teevad. Seal ongi hästi palju research'i, hästi palju turu-uuringut sees on, mis tootega minna, mis suuruses, mis kõige paremini peale läheks. Et ma toon näite, et Amazonis on 5 rida seda bulletite teksti, mida saad kirjutada. Tollal ma mõõtsin oma aega Toggle'iga väga-väga täpselt ja mul läks ühe selle bulletite seti tegemiseks 10-15 tundi, et kirjutada need 5 3-realist plokki ära sinna. Aga see point oligi selles, et sa tahtsid teha midagi, et kui klient satub sinna tootelehele, siis see oleks talle nagu rusikas silmaauku. Ja sellel brändil meil väga paljudel toodetel olidki 30-40, parimal tootel oli 68% conversion rate. Suht konkurentsi tihedas nišis. See tulebki sellest, et klient tuleb siin lehele, vaatab, okei, see on täpselt see, mida ma mõtlesin enda peas, enne kui ma hakkasin Amazoni märksõna sisse kirjutama. Et see on see nagu kliendi tundmaõppimise töö on hästi suur seal. Kaua läks ideest kuni esimese müügini? Mind huvitaks see osa. Ideest esimese müügini. Mul tekkis see idee, Paljud ütlevad, et sul on vaja seda esimest nagu õnnestumist, mis annab nagu justkui motivatsiooni edasi pingutada. Need, kellel ei tule seda esimest õnnestumist, need võib-olla viskavad selle teema kõrvale. Et kas sul oli selline varajane võib-olla võit kohe? Jaa, et nagu ma ütlesin, mul läks alguses päris hästi käima, aga ma ei mõtlen näidis, et sain äkki Kusjuures mul oli selline teema, et nüüd mul tuleb meelde, et sest juba päris palju aastaid möödas, et peab natukene mõtlema, kuidas see täpselt olukord oli, aga see lugu on selline, et ma tegelikult olin juba, ma ostsin ühe Amazoni koolituse ja siis ma olin juba endal toote välja valinud, näidised tellinud ja siis ma mõtlesin, et tegelikult äkki oleks tark küsida kellelgi teist arvamust selle kohta, mida ma teen. Et justkui koolituse kriteeriumit järgi on kõik õige, aga äkki keegi targem võiks nagu mulle nõu anda. Ja siis ma panin ühte Amazoni Facebook gruppi postituse üles, et ma otsin mentorit, kedagi, kes on seda asja teinud, et äkki vaatad mu toote idee üle ja anna mulle ausat feedbacki. Ja siis ma tegin seda ja siis ma vaatasin esimesest kõne, et ei, kindlasti mitte. Siis ma hakkan siis uuesti tegema otsast peale, ma olin seda toodet juba 2 kuud otsinud, aga siis selle nagu mentori abiga, et ta aitas mul selle nagu sihiku natuke teravamaks seada, et natuke paremini aru saada, mida jätta ja selles analüüsis ja mida mitte. Ja siis kui ma selle idee leidsin, ma nüüd ei mäleta neid nädalaid, aga ma arvan, ma leidsin selle mingi 3-4 nädalaga selle esimese idee ja siis mul juhtus niisugune asi, et Hiinas oli Hiina uus aasta ja Hiina uus aastal lähevad tehased kinni. Mitte ei lähe niimoodi, nagu meil on, et 2 päeva ollakse puhkusel või 1 päev, sõltub, kuhu see satub meil aastapäev, aga 3-4 nädalat. Ja mis juhtub siis on see, et kui sa liiga hiile tellimuse sisse paned, siis kui see puhkus saab läbi, siis see on hullult pikk backlog ja sa ootad veel 6 aega, enne kui kõikide teiste tellimused ära tehakse. Ja ma teadsin seda, mõtlesin, et 3 päeva pärast lähevad tehased kinni. Ja mul on vaja leida tootja. Ja põhimõtteliselt, mis ma tegin, oli see, et ma chatisin seal Alibabas, leidsin mingid tootjad, äkki tegin listi umbes 20 nagu parimast, mis tundus nagu kriteeriumit järgi, et võiks sobida. Siis läksin nendega e-maili, chati, ütlesin, et kuulge, andke enda Skype, et suhtleme Skype'is saab kiiremini. Ja mäletan, et ma tegin ettevalmistuse päeval, siis magasin paar tundi, siis kui Hiinas algas hommik, siis läksin Skype'i, põhimõtteliselt mingi, ma ei tea, chattisime, helistasime 4-5 tunniga, igatahes ma mäletan, et kell oli mingi 10-11 järgmisel hommikul, mul silmad ei püsinud lahti enam korralikult ja mul oli see, et paneme tellimuse sisse ja ma saatsin esimese mingi 5000 €, mis iganes selle raha ära sinna nagu. Aga lihtsalt, kui kõik teised tegid seda, et saadame e-mail edasi-tagasi, nädal 2-3 läheb aega, siis ma mõtlesin, et teeme see kiiresti ära, nagu mul on vaja kohe see tellimus sisse saada enne, muidu mul on nagu väga-väga pikk ooteaeg. Eriti selles valdkonnas kiirus on oluline, aga sa mainisid juba neid feile.
kõige kallim fail või siis siuke huvitavam fail, millest sa õppisid? Räägi meile sellest. Ja, et ma ütleks, et siuke päris suur fail oli jah, 6-kohaline, ma ütleks, et circa äkki 150 000 eurot läks sellega kaotsi. See projekt oli selline, see oli tegelikult üks projekt, mille ma tegin peale Amazoni Exitit. Me olegi sellest tegelikult mitte kuskil rääkinud, et nagu omavahel ikka, aga nagu avalikult ei ole. Aga sõpradele kurtsid, et läks veits. Ma tegelikult ei kurtnud idega, sest ma sain aru, et mis ma seal valesti tegin ja miks see pekki läks ja mul ei olnud nagu midagi väga kurta. Et ma sain nagu aru, et okei, minu viga, minu nagu käkk ja noh, mis siin ikka vaatad endale otsa ja peeglist ja liigud edasi ja teed järgmine kord paremini lihtsalt. Okay. Et aga see fail tuli sellest, et meil oli tiim juba päris suur, siis 8 inimest. Ja ma tahtsin sellel hetkel seda ärimudelit muuta natuke niimoodi, et meil tekivad nagu üksused, minibrändid ettevõtte sisse ja igale minibrändile tekib siis enda juht. Aga mis ma nagu valesti tegin, oli see, et see inimene, kelle me sinna valisime, ta oli väga-väga tark ja tal oli Amazoni kogemus ka, aga tal ei olnud seda kogemust veel nii pikaaegselt ja laialt ja nagu väljaspoolt tundus nagu justkui kõik toimib ja on hea. Aga pärast siis, kui see asi ei toiminud, siis me hakkasime äripartneriga detailides kõiki asju läbi vaatama, et kus kohas asi valesti läks. Ja tegelikult vastus oligi selles, et me ise ei süvenenud, et me ei pannud seda kontrollmehhanismi peale, et öelda, kuule, et siin võib tekkida see oht või see toode ei toimi. Et kui sa vaatad esmapilguga peale, tundub, et toimib, nagu kõik on loogiline. Kui sa hakkad nagu päriselt süvenema, siis vaatad, et okei, tegelikult siin on mingisugused probleemid külles. Ja mis meil juhtus oligi see, et me tegime disaini patendi, patenteerisime selle toote, tegime täiesti unikaalseks selle omas nišis, panime jõhkralt tootearenduse aega sisse ja tulime turule, saime müügi käima, mingisugune esimesel kuul äkki 20 000 juba käivet ja teisel kuul 30 000. Kas sa tohid tootest rääkida ka? Need olid suht lihtsad asjad, et ma tean, kuidas ma kirjeldan, sellised nagu söekotid, mis on haisu eemaldamiseks. Väga niš asi. Väga niš asi, aga tegelikult on iga pool mujal maailmas, et niš asjad müüvad, nagu, et seal ei ole seda konkurentsi nii palju. Okay. Ja me tegime siukse nagu parema söega, parema disainiga, parema sellega, et see rohkem õhku läbi käiks, et nägime sellega palju vaeva, seal just trendiks muutunud see toode. Ja mis juhtus oli see, et see süsi, mis me sisse panime, oli meie testide järgi vähemalt kõvasti parem kui see, mis teised hiinlased panid endale sisse. Aga meie toode muutus ka kallimaks. Ja juhtus see, et lõppklient lihtsalt ei hoolinud selles, et see nii palju parem oli. Ja me ei suutnud seda kasumlikuks saada, seda projekti. Et 6 kuusse mingi, ma ei tea, 6-9 kuud vaatad, kogu aeg jookseb miinust. Ja sul hetkel vaatad, et okei, käive on olemas, sa kõike proovinud turunduslikult, sul on SEO tipptasemel, tiimis on ka nagu väga tippspetsialistid, maksud reklaamid on kõik ära lihvitud nagu viimse detaili, no ei saa. Mis siis ikka, tuleb kokku panna ja edasi liikuda, järgmine asi teha. Mis hetkel sa said aru, et tahaks exitit teha? Miks? Miks? Siin on mitu põhjust. Üks oli see, et tekkis sama asi, miks ma nii-öelda karjääritööst ära tulin. Tekkis selline küllastumus, otsisid uut väljakutset, järgmist nagu levelit. Ja siis meil just tekkis üks idee, kuidas seda võiks teha ja selle jaoks oli väga palju raha vaja. Et see oli üks põhjus. Aga teine põhjus oli tegelikult tervislik ja emotsionaalne, et mul on hea rääkida seda tagantjärgi, aga tegelikult sinna alla mul läks 0-st exitini 5 aastat, sinna alla läks ropult tööd. Mind ei olnud kunagi olemas, ma ei käinud sõpradega väljas, väga vähe aega, harva sattusin perega kokku, kaaslasega ei suutnud lihtsalt kohal olla. Sa oled ühes ruumis, aga sa ei suuda keskenduda, sul on mingi miljon mõtet peas. Sa teed kogu aeg hommikust õhtuni tööd nädalavahetusel ka, sest et sul on see asi veel põleb ja see asi põleb ja siis järgmine eesmärk on ees ja nii edasi. Lihtsalt väsisin ära. Ühel hetkel ma vaatasin, et okei, et kas sellisel elul on mõtet, et istud mingi rahamäe otsas, aga tegelikult nagu ei suuda elu nautidagi või rahulikult olla. Et mul lihtsalt tuli meelde nii tugevalt see, et see, miks ma alustasin seda ettevõtet, seda esimest asja, miks mul oli suva, mis ärimudel see on, oli lihtsalt see, et ma tahtsin saada ju vabadust. Tahtsin saada finantsiliselt vabaks, ma võin teha ükskõik mida, millal, kuidas ma tahan, kellega koos ma tahan. Ja nüüd ma olin just selles olukorras, kus mul oli seda 0 täielikult. Et mingi hetk tuleb see lihtsalt nagu realization on ja, et
et see oli väga hea mõte, et sa jällegist ennast nagu korrutasid ja tuletasid endale meelde, et miks sa mida üldse tegid, ja kus sa nagu tahtsid seda teha. Et isegi vahepeal tunnen seda, et tegelikult justkui kogu see eesmärk on just selle nimel, nii nagu sa ütlesidki, et teha täpselt seda sellel ajal, mida sa tahad teha, aga see, mis sa teed nagu olevikus on nagu täiesti teistsugune sellele, mida sa tahad. Ja kusjuures kolmas jupp sinna veel juurde selle Amazoni asjal oligi see, et tuli väga hea pakkumine ka. Et öeldi, et me tahaksime teie äri osta, et see näeb päris hea välja. Siis me ütlesin, me ei müü, me ütlesin, et maksame väga palju. Me ütlesin, kui palju, siis ta andsid numbri. Ei taha, vähe. Me ütlesin, palju te tahaksite. Siis mõtlesime, no ma ei tea, pakume mingi hea summa, siis nagu panime mingi korraliku summa peale. Tavai sobib. Okei. Kui sa tagasi vaatad, kas see oli õige otsus, kas ajastus näiteks oli selles mõttes sobib sulle? Ma ütleksin, et ma olen selle peale väga palju mõelnud. Täna ma ütleks, et see on õige otsus, tehes seda, mida ma teen. Ja tänu sellele on mul võimalik elada mingisugust elustiili või teha valikuid enda soovi järgi ja teha neid asju, mis on mulle põnevad. Aga ma ütlen, et selle vahel on olnud päris palju aastaid, kus ma olen mõelnud, äkki ei oleks pidanud müüma. Sellepärast, et nagu tänase ja selle exiti vahel on nüüd juba mingisugune 4 aastat äkki, et juba päris mitu aastat on ja ma olen proovinud mingi erinevaid asju seal vahel uuesti alustada ja teha teistes valdkondades asjades, aga neist ükski ei läinud, käima läksid mitmed asjad, aga mitte nagu nii hästi või sellisel tasemel. Ja siis ma mõtlesin, et igal pool on mingi probleem sees, mingi teistsugune probleem, et üks äri tegi mingi 200 000 aastas on kena käive, kena kasum, jumala hea, aga mingi teine probleem on sees ja siis mõtlesin, et tegelikult see Amazoni äri oli ikka päris hea ärimudel, nagu tegelikult tal olid omad väga suured vead, aga tegelikult need olid head vead võrreldes sellega, mis mul nüüd on siin ees. Enne, kui me võib-olla hüppame sellesse, kus sa täna oled, siis sa mainisid, et see teekond sinna võib-olla ülespoole oli väga üksik, see oli keeruline. Milline see Amazoni ettevõtja päev välja nägi ja kui sa vaatad tagasi, kas oleks saanud olla teistsugune, et sa ikkagi leiad näiteks aega sõprade jaoks, enda hobide jaoks rohkem või see peabki olema selline, et full hustle ja siis sa jõuad eesmärgini? Okei, ma alustan sellest, milline näeb välja Amazoni müüja päev. Esiteks see on, ma arvan, enamus inimeste jaoks päris igav. Seal on väga palju andmeid, analüüsi, siis istud Exceli tabelites, reklaami andmete tabeleid analüüsides, konkurente analüüsides. Ma mõtlen pigem seda, et näiteks kui sa ärkad nagu ülesse, et kas see siis ongi niimoodi, et sa 12 tundi, 10 tundi istud lihtsalt arvutis või kuidas su selline päev nagu välja näeb, sa ei pea nagu detailselt neid ülesandeid kirjeldama. No selles mõttes, et okei, ma kirjad ülesanded, aga jah, väga palju sest ajast istud arvutis ja vaatad andmeid ja analüüsid need andmeid või analüüsid konkurente või siis, kui sul on tiim, siis sa pead tiimiga mingit koosolekut või lahendad, aga see on hästi suur, et lahendad mingit idiootset probleemi. Et Amazoni see ökosüsteem on nii suur, ma ei tea, kas te olete kuulnud, et tegelikult Metas ja muudes platvormides on ka seda, et lihtsalt mingi täiesti lampidel põhjustel pannakse sul, ma ei tea, konto kinni või öeldakse, et sa oled teinud midagi, mida sa ei tohi teha. Ja siis sa mõtled, aga mida ma siis tegin? Ja Amazon on veel eriti hea selles, et ta paneb sul näiteks toote kinni või konto kinni ja siis ütleb sulle, kirjuta meile nüüd siis põhimõtteliselt essee või kirjand või appeal on ja, et mida sa tegid ja kuidas sa väljendad seda uuesti ei juhtu. Siis me kaalume sul selle uuesti lahti tegemist, aga nagu trikk on selles, et sul ei öelda, mida sa valesti tegid. Sa pead ise ütlema, mida sa valesti tegid ja kui sa oled enda arust kõik õigesti teinud, see on päris hea ülesanne, mida lahendada. et see on ja siis see on nii frustreeriv, sellepärast, et sa vaidled mingi täiesti jaburat asjadele, et
tule mingid head näidet meelde, aga okei, tuleb meelde, sa vaidled selle üle, et näiteks, et ma müün veekannu, nüüd Amazoni algoritm millegipärast arvas, et see on pestitsiid. Mina ütlen, et see ei ole pestitsiid, see on veekann. Ma ei oska rohkem kirjeldada, miks see ei ole pestitsiid selle kohta ja siis sulle öeldakse, et sellest ei piisa. Et proovige uuesti. Ja siis sa mõtled, et siis sa kellegagi chatis, saad kellegagi customer supporti inimesega või helistada, see on suht tavaline 3-4 tundi, siis võib-olla oled telefonis helistad kellegagi. Mina saan aru, et see on nagu jabur. Tema saab aru, et see on jabur. Aga mitte midagi ikka ei juhtu, ega ei muutu. Ja nii siis lihtsalt teeb päevast päeva lihtsalt tuimalt, kuni satud selle õige inimese otsa, kes oskab suunata siin selle õigesse kohta või kuskilt see lõpuks läheb läbi süsteemist ja siis on see toode korras. Siukest asja on päris palju. Ja see ongi täpselt see näide, mis sa ütlesid, et helikopterist keegi ei näe seda probleemi, aga kui sa oled sellest nagu nii hands in sees, et siis tegelikult igas äris on, ma ei taha öelda täpselt samasuguse probleemid, aga nii nagu sa tõid ka näite Meta ja Instagrami kohta on ja isegi ju on olnud näited, kus täiesti korrektsed reklaamid on saanud millegi pärast bänni ja tänapäeval on isegi päris palju selliseid teenusepakkujaid, kes pakuvadki 100% kindlust, et kui teie reklaam saab bänni, siis teie uus reklaam läheb juba üles kohe sekunditega. Et põhimõtteliselt, et sul ei ole võimalik bänni saada. Isegi kui sa saad kohe tagasi üle. Et selline päris huvitav nagu lahendus, arvestades probleeme, kus sa tegelikult ise ei saa aru, mis sa valesti tegid, eks. Aga selles mõttes, et sa tõid nagu selle väljavaate, et seal on need detailid sees, mis loevad. Ma ütleks, et see on ka üks nendest detailidest selline nagu tuim järjepidevus, et sellest läbi närida ennast. Ma toon ühe näite, et ka Eestis üks eduka exiti teinud Amazoni müüja, temal oli niimoodi, et tal pandi samamoodi pestitsiidi pärast toode kinni, aga kõikidel konkurentidel pandi ka kinni. Ta oli sääsepüüdja, suht lihtne asi on ja tõmbab sääski sisse ja tapab nad ära ja turg mega suur. Ja kõikidel pandi kinni, kõikidel turul pandi kinni. Ja siis ta mingi 4 kuud, ta oli siuke breakdowni äärel, et need chatid, mis sealt meil oma kuttidega Skype'i grupis läbi käisid, olid nagu juba siuksed päris ekstreemsed, nagu, et mõtlesid, kas tal on kõik korras või hästi. Aga siis lõpuks ta sai sest läbi peale mingi 4 või 5 kuud, lihtsalt mässamist, advokaatide abi ja kõike muud. Ja kui ta enne seda kinnipanekut tegi 6 käivet 150 000 kuus selle ühe tootega, siis peale seda esimene kuu tegi 600 000, järgmine kuu tegi 1 000 000, siis tegi 1 200 000 kuus käivet kasumlikult, sellepärast konkurendid olid kadunud. Tundub isegi suht tuttav lugu, nagu oleks kuskil podcastis kuulnud seda, võib-olla eksin. Aga küsimusel oli see teine pool ka, et kas sa usud, et see work-life balance on võimalik? Või siis on lihtsalt, et sul on suured eesmärgid, sa saad sinna jõuda, siis hustle mode. Et kuidas seda kommunikeerid? Sa ütlesid, et sul endal oli pigem see hustle mode ja mingid asjad kadusid ära. Ma arvan, et on võimalik küll seda balance'it leida, aga seda balance'it ei ole võimalik alguses leida, kui sa alustad millegagi nullist. Et mul kunagi üks sõber, kes oli siis minus natukene ees kunagi ja mentor nagu selles mõttes, kui me alguses rääkisime, ütles, et sa pead, kui sa tahad nagu edukaks saada, sa pead võtma vähemalt 2 aastat, et sa tee mitte midagi muud kui ainult seda ja pühendada ennast sellesse sisse. Et muud moodi see lihtsalt ei juhtu eriti. Et, ja seda ma usun küll väga tugevalt, et sul on vaja teha see nagu ohverdus mingisugune ette ära, aga siis sa pead taipama ühel hetkel selle, et kui sa hakkavad asjad jooksma ja minema, siis sa pead tegema järgmise otsuse enda jaoks, ma arvan. Ja see otsus on see, et kas sa tahad ehitada suurt äri või sa tahad teha lifestyle'i. Ja mõlemad on jumalast okei. Lihtsalt sa peadki arvestama, kui sa tahad teha seda suurt äri, siis sa teed samamoodi edasi järgmised 5 või 10 aastat või rohkemgi. Ja lõpuks, ma ei tea, ole kuulis ja edasi. Aga mis on valesti sellele, et sa teed seda sama lifestyle'i, teenib piisavalt, et ära elada, vabadus on olemas, veits puhvrit on ka ja see ongi see point mõnes mõttes. Mis äri sa täna teed? Täna oleme tehnoloogia valdkonnas. B2B on lifestyle äri või on suur äri? No praegult ei ole ei lifestyle ega suur äri veel, et on ehitusfaas alles, aga ideeliselt võiks saada suureks äriks.
puhkuseperiood sai läbi, Ralf. Nüüd hakkab suur äri pihta. Kusjuures ta ütles, et ta ei jõudnudki puhkama, et siin oli vaja kliente close ida. Aga ettevõte, kus sa täna oled, Fentrika, Jaa. räägi meile, mida te teete? Jaa, et Fentrika on siis kõik ühes kinnisvara ja energiahalduse optimeerimise platvorm. Tarkvara platvorm, et mis probleem on tänapäeval ärikinnisvaras ja mis on näiteks mingi päikseparkidel, akusalvestitel, tööstusel, on see, et sul on väga palju tarku seadmeid, mis justkui on targad, näiteks, ma ei tea, siin ventilatsioon siin sees või jahutus ja nii edasi. Aga, ja nad annavad mingeid andmeid välja, nad vilguvad, teevad mingeid alarme, kui on asjad valesti, aga nad ei suhtle oma vahel. Ja mis see tekitab, ongi see, et kui sul on väga palju selliseid seadmeid eraldi, siis tekivad ebaefektiivsused ja probleemid. Ja kui sa neid, mida siis Fentrika teeb, on see, et ta seob ennast kõikide seadmete külge, mis sul üldse on, ja tõmbab need andmed ühte pilvekihti ja selle andmestiku ja integratsioonide põhjal on sul võimalik teha automatiseerimisi, mida sul ennem väga ei ole võimalik teha. Ma toon näite, või mitu tuua. Näiteks me oleme välja arvutanud, et sul on võimalik kinnisvarahalduri käsitööd või sellist manuaaltööd vähendada 50% julgelt. Lihtsalt läbi selle, et asjad toimuvad automaatselt, et sa ei pea käsitsi sisestama asju ühest süsteemist teise, nagu, või keskmine haldur saab 100+ kõnet nädalas. Sul on võimalik ka seda automatiseerida, AI abil ka, et ongi automatisatsioonid ja mingid AI lahendused, mis teevad selle töö efektiivsemaks. Sul on võimalik hoida ära päris kalleid vigu tehnikaga, mis võib juhtuda tänu sellele, et masin õppeloeb õigeaegselt, et kui masin hakkab katki minema, et paranda ära praegult, sest kui sa pärast parandad, see on palju-palju kallim. Ja sul on võimalik circa 25-30% energiakuludelt alla tulla sellest, mis sa täna teed, lihtsalt läbi selle, et sa juhid seda hoonet targemalt läbi automaatika ja AI abil. Kui meil siin kesklinnas on näiteks, ma ei tea, 2 kaubanduskeskust, üks on tavaline kaubanduskeskus, teine on siis ütleme meie oma, ma tulen sinu juurde, ütlen, et paneme sinna Fentrika peale. Siis kui kiiresti meil on võimalik seal tulemusi üldse näha, kuidas teil see nagu juurutamisprotsess käib see päeva pealt ja mis see siis ärikinnisvara omanikule tähendab? Võib-olla too mingid näited, mingid võite. Võite, okei. See sõltub sellest, et mida me selles kaubanduskeskuses natuke lahendame ka, aga ütleme, et alustame näiteks sellest tehnikasüsteemidest energiast ja siis lähme selle käsitöö poole peale. Et tehniliste süsteemidega on tihtipeale see, et nad töötavad üksteisele vastu. Ja seda on absoluutselt igas kui viimses hoones. Et meil tehnoloogiajuht Reijo, ta on 20 aastat ehitanud, projekteerinud, disaininud automatisatsioone ja nutilahendusi hoonetele, enne kui ta Fentrikat tegema hakkas. Ja tema projektid on olnud Tallinna Sadam, PERH, Eesti Raudtee, väga suured asjad, kus on oluline asju õigesti teha. Ja ta ütles, et terve selle aja jooksul, kui ta seda tööd tegi, ta ei näinud mitte ühtegi hoonet, kus ei oleks vastuolusid süsteemidel. Mida see tähendab? Põhimõtteliselt võime tuua näiteks sellise väga kalli näite, mis võib juhtuda, et kui meil oli COVID, siis ma ei tea, kas te mäletate, läks üks hulk vaktsiine halvaks. 3 miljoni eest läks halvaks, sellepärast, et liiga soe oli ruumis, ei olnud õigel temperatuuril. Aga mis see siis tegelikult juhtus, oli see, et seadistused tehti niimoodi, et jahutus pandi tööle, aga samal ajal ka põrandaküte jäi tööle. Ja see ei olnud kindlasti meelega tehtud, see oli lihtsalt mingisugune set point, mis kellelgi ununes või ma ei tea, kiire oli või selline keeruline aeg ka ja nad hakkasid võitlema oma vahel. Jahutus versus küte ja lõpus küte jäi peale. Ja tulemus oli see, et kõik need vaktsiinid läksid halvaks sellel hetkel. Ja arved läksid suureks.
No arved läksid ka kindlasti väga suureks jah, aga ma arvan, et mitte nii suureks kui see 3 miljonit, mis seal oli. Et aga samamoodi tegelikult on teisi näiteid, et me oleme näinud nagu hoonetes sellised näited ka, et tuleb tehnik, seadistab asjad ära, justkui kõik on okei, ja siis 3 kuud hiljem arvastatakse, et ja mitte haldurite poolt, vaid finantsmeeskond vaatab, et kuule, aga siin on 20 000 elektriarve kasv, et kus kohas see nüüd tuleb. Ja seda sa avastad kuid hiljem, kui sul on masin, mis on kõikide nende asjade taha ühendatud, ta saab sellest hetkega aru. Ja siis ta küsibki sult, et Ralf, kuule, sul töötab küte ja jahutus praegu samaaegselt üksteise vastu, kas see on nagu meelega niimoodi? Või sa tahad, et ma muudaksin selle ära? Ja siis ütled talle, kuule, muuda see ära. Ja siis ta teeb selle muutuse ära, viib sisse ära ja paneb asja paika. Et jah. Et suudab võtta tegelikult meie inimeste mingid näpuvead ära, kiiresti üles tuvastada ja tänu sellele, kas me jääme siis, trahv on vale sõna, aga saame suurtest kuludest eemale minna. Põhimõtteliselt küll jah, et tegelikult on nagu see, et sellised nagu megasuuri fopaasid juhtub harva, et aga mis on nagu võib-olla olulisem mõte on see, et sellised pisikesi asju on kõik kohad täis igal pool, noh, kas või nii lihtne näide, et sul on ventilatsioonil on see järelsoojusus, ja see on 22 kraadi peale pandud, nüüd tulevad soojad ilmad, ütleme, ja sa paned jahutuse tööle 20 kraadi peale, nad hakkavad omavahel võitlema, energiakulu ei ole palju, võib-olla 0,5% rohkem, aga nüüd, kui sa hakkad panema igalt poolt erinevates kohtades siukseid asju kokku, siis lõpuks see muutub päris suureks see number, ja see ongi see, kinnisvaraäri ei ole oma loomuselt väga suure marginaaliga äri, et ta on küll nagu mahukas äri, et seda volüümi on palju, aga see marginaali tegelikult ei ole nii paksult protsentuaalselt, kui näiteks e-kaubanduses, et sa ei saa lubada seda, et sul 5 või 10% lihtsalt energia lisakulu tuleb või ära kaab, Aga kas te peamiselt siis sihitegi nagu ärikinnisvara või on ka mingid korteriühistud ja sellised, et kes teie peamine siis klient on? Meil on peamine klient on jah, ärikinnisvara, ehk siis ärikinnisvara hooned, näiteks kaubanduskeskused, teatud maaniga tööstushooned ja siis energia poolel siis kõik, mis on seotud päikeseparkide ja energiasalvestitega. Et me hiljuti näiteks saime endale kliendiks Telia, kes siis pani meie sellise AI-põhise energiajuhtimise enda patareide peale ja tänu sellele siis nüüd see AI otsustab, et mis hetkel laadida seda patareid, mis hindadega, millal seda ise tarbida, millal seda võrku müüa, et selline lahendus. See on päris äge, sest see on selline järjekordne kasutuslugu, kuidas tegelikult AI suudab andmete põhiselt otsuseid ju teha, eks. Et samamoodi nagu ma mingi hetk presenteerisin oma ideed Ralfile, et kui näiteks, et tolle ajal veel, kui ChatGPT tiim ei eksisteerinud, ehk siis sul on põhimõtteliselt võimalik praegult kogu oma SharePointi info või Google Drive'i info chatiga siis ühendada ja põhimõtteliselt kui me natukene teoreetiliselt mõtlema, siis ju chat võib kogu selle info endale sisse võtta ja teha ka paremaid äriotsuseid sinu eest, on. Et ja siis umbes tuligi 4-5 kuud hiljem tuligi see integratsioon vast OpenAI ja teised tegelased mõtlesid, et kus et me oleme nüüd avalikust veebist nii palju infot kätte saanud, et nüüd on see koht, et me hakkame äridelt infot kätte saama, et meil on vaja sealt infot kätte saada. Et see on selline väga hea jälle reaalne kasutuslugu, kus tegelikult meil on küll need suured hooned siin on ja 70, 20, 30 korruselised on ja mitu tuhat ruutmeetrit ja seal on see igasugune protsent on ju tegelikult ju konverteerub päris suureks rahaks. Et kui te suudate seda probleemi lahendada, mulle võib-olla ei tundu see nii ebareaalne, aga inimene võib-olla, kes ei ole AI teadlik, et siis talle võib see tunduda täiesti müstika. Ja see on võimalik nagu väga-väga lahedad asju teha, et me siin ennem rääkisime ka sellest, et see keelemudelid on toonud selle
AI temaatika nagu massidesse, on ju, aga tegelikult AI on nii palju rohkem, on ju, et korra enne mainisin seda lineaarprogrammeerimist, on ju, mis on põhimõtteliselt matemaatiline meetod, et mis sul on, ma ei tea, akude näitelgi, on ju, et sul on 0% ja 100% võib aku olla, sul on mingid börsihinnad ja mingi ilm ja nüüd selle pealt sul on võimalik sekunditega välja arvutada, mis on parim stsenaarium selle energia tarbimiseks ja müümiseks ja ostmiseks, on ju. Ja teeb sekunditega 10 000 pluss arvutust ära sul, on ju. Asi, mis sul, ma ei tea, inimesena läheks kuid või ma ei kujuta aastaid, et selleni jõuda, see käib nagu hetkega. Ja neid use case on päris palju erinevates kohtades, kus seda saab rakendada tegelikult. Kui me mõtleme inimese peale, kes võib-olla AI-st nii palju ei tea, kuidas sa seletaksid talle, mida täna Fentrica AI tehnoloogias kasutab? Et ma saan aru, ta loeb väga palju andmeid, ennustab seal mustreid, teeb mingeid ennustusi. Kas seal on mingi keelemudeli komponent ka või siis keelemudel ehk siis justkui siuke juturoboti laadne asi, et ma saan küsida, ma ei tea, miks see kuu olid arved kõrgemad? On teil midagi sellist ka? Jaa, et ma annan sulle kahe osas vastuse, et see, mis rääkisid viimasena, et see on üks äge asi, mis on töös hetkel ja ma toon sulle näite, nagu, kui äge see asi võib olla, aga esmalt, et mis siis on, et keelemudelid on kasutusel, kusjuures see on nii lahed, et nagu ülilihtsate asjadega saab nagu ägedat efekti kätte, näiteks kliendi tagasiside. Et ma ei tea, kui palju te olete kunagi kokku puutunud näiteks kinnisvarahalduritega ja nendega suhtlusega ja selle suhtlusmeetodiga. Et see, mida me oma süsteemis on mõndade klientidelt igatahes oleme näinud, et me käivad kõik sõnumid asjad läbi seal süsteemis, on see, et klient kirjutab pika kirja, mis tal valesti, mis ei toimi ja nii edasi, ja haldur kirjutab vastu sobib, ok, tegelen. Ja siis sa vaatad nagu, et kas isegi süvenesid ja mõtlesid kaasa selle peale või mitte. Aga see ei ole sellepärast, et haldur ei tahaks hästi vastata või et ta ei oska, ta lihtsalt ei ole aega. Kui sa saad 100 pluss kõne nädalas sisse, sa pead kogu aeg käima ühes kohas teise, siis sa pead mingisugust teenusepakkujat taga hoidma, kes mingi käki kokku keeras. Ja siis on sul vaja aruandlust teha, ESG-d ja juhtkonnale, sul lihtsalt nii palju tööd ja nii palju fookus, ja lihtsalt sa ei jõua. Ja siis mis sa teed, ongi see keelemudeliga. Sa saad võtta kogu selle kliendi eelneva konteksti ajaloo, on ju? Sa saad võtta selle vestlusajaloo ja me oleme naljaga pooleks kirjutanud sinna umbes ka, et tead, ma ei viitsi sellega tegeleda. Kirjutad sinna nagu justkui kliendile vastu, aga see keelemudel teeb, et väga kahju kuulda, et niimoodi on juhtunud. Tegeleme sellega esimesel võimalusel, tõenäoliselt see probleem tekib sellest. Ta suudab lugeda ka hoone dokumentatsiooni ja nagu lihtsamaid asju selle pealt juba nagu arvata, on ju. Et tõenäoliselt on see, aga ole hea, pane mulle pildid ja need detailid kaasa, et saaksime lähemalt edasi vaadata. Ja mis juhtub? Meie, mis me oleme näinud, on see, et näiteks ühe kliendi pealt kliendi tagasiside 5 palli süsteemis, et ma olen pannud süsteemi sisse sükse asjad, saad panna pärast igat suhtlus kliendi või koostööpartneriga parandab sul mis iganes asja ära, saab panna nagu tärni, nagu lennujaamas vaata, et 5 tärni skaalal, et kuidas oli, või kommentaari ka panna. 4,5 tärni pealt läksime 5 tärni peale, mingi paari nädalaga. Lihtsalt, mitte miski ei muutunud. Tehniliselt on kõik sama, inimesed on samad, kõik on sama, aga lihtsalt suhtlusstiil muutus. Ja nüüd, kui ma toon selle näite Amazoni tagasi, siis ma võin sulle öelda, et Amazonis 4,5 tärni versus 5 tärni on tihti peale 3-5 kordne müügivahe. Ehk siis tegelikult see on oluline. Ja mida see võib nagu, kus see võib lõpuks nagu oluliseks muutuda, on see, kui sul on ankur klient, kes on 10 aastat sul olnud ja siis ühel hetkel vaatab, tead, ma ei uuenda seda lepingut enam. Ma lähen kuhugi mujale. Sellepärast, et võib-olla seal olid kõik asjad tehniliselt toimisid ja korras, aga ma ei tea, mingi tunne on vale või ma ei tea, suhtlus ei toimi või ei ole professionaalne kuidagi ja see on tegelikult nagu päris suur asi, on. Ehk siis seda poolt teil on aina rohkem sisse tulemas, ma saan aru, et see on tšüke. See on sees juba olemas. Juba on sees? See on sees olemas, jah. Et teine näide veel keelemudelist on ja mida sul on võimalik teha, on see, et sul läheb mõni seade katki. Seadmeid on väga palju erinevat brändidelt, on ju. Et sul ei ole seda, et sa tehnik ja nüüd ma lähen ja tean kõikidest seadmetest, on ju. Ja siis on dokumentatsioon, eks? Ja siis on dokumentatsioon ja sa hakkad nagu
tõenäoliselt ei ole näinud, aga mina, kui ma nägin esimest korda nagu veateadet, kui mingil seadmel läheb asi, ma ei tea, laager katki või mingi asi seal sees, siis on see on umbes nii pikk nimekiri ja seal on järjest rida tähenumbri kombinatsioone. Mitte ühtegi tavasõna ei ole vahel, nagu lihtsalt on tähenumbri kombinatsioonid, on. Aga nüüd keelemudel suudab võtta kõik see masina dokumentatsiooni, selle eelneva ajaloo ja ütleb sulle, nagu ChatGPT-ga annab bulletite kaupa sulle ette. Suure tõenäosusega on viga selles. Kontrolli seda. Kui sa seda ei tee, siis juhtub X. Kui sa seda edasi lükkad, siis võib su kulu tekkida selline sellest, on. Et seda on võimalik sul ka keelemudeliga teha päris hästi. Väga head näited. Meil eile just oli 2-tunnine brainstorming session, kus me arutasime, et kuidas juturobotid saaksid rohkem kasulikud olla. Et praegu väga hea värskendasid, kuidas võib-olla ettevõtte siseinformatsiooni põhjal nagu, kui selle annad kontekstiks või siis mingi dokumentatsiooni, et kuidas see seal toimub. Et ma saan aru, kliendid ka kiidavad ja nagu super asi. No selles mõttes, et see on alati selline asi, et kui sa sellisesse kliendile näitad, siis on see nagu, meil on seda vaja. See on jumala äge. Et ma mäletan nii hästi, meil oli üks kohtumine ühe kliendiga, kes on hästi pikaaegne klient olnud ja neil on Eestis või siin nagu Tallinna lähedal 9 erinevat objekti ja siis me näitasime neile, et vaata, me tegime siukse nagu suhtluse kommunikatsiooni polisheri või parandaja. Siis see üks juht vaatas, et kas seda on kindlalt selle meie haldurtüübil vaja, nagu see küsimus ka mitte nagu kohe võtame sisse selle. Et jah, seda on nagu lihtne aru saada. Aga kui rääkida sellest, et mis on nagu äge asi, mis on tulemas, et kuhu suunas me liigume AI-ga ka kinnisvaras, et mis on nüüd võimalik, on ju, siis nüüd hiljuti on tekkinud on ju see MCP-d, et sa... Mis see on? No põhimõtteliselt sa saad ühendada on ju need LLM-i mudelid nüüd igasuguste muude andmete ja programmide kokku, hästi lihtsalt öeldes on ju. Ehk siis meil on võimalik võtta need tarkvarad, mida inimesed täna kasutavad ja sinna panna juurde ChatGPT-laadne asi, eks ju? Täpselt. Ja nüüd läheb ägedaks, et mis me tegime, mis selle tehnoloogia juht näiteks tegi kodus, on see, et tal on Loxone tarkvara või see kodunuti see süsteem on ju. Ja ta ühendas selle kokku cloudiga ja siis teadlikult keeras kõik settingud nagu pekki. Võttis ventilatsiooni maha, keeras valgustust ümber, tegi igast asju. Ja siis järgmine päev küsis näiteks ühe küsimuse, miks ma täna hästi ei maganud? Nüüd kohe tõmbab kõikide süsteemides andmeid kokku, ütleb sulle, kuule, et sul ventilatsioon ei ole see, võib-olla sa peaksid jahutama tuba rohkem ja nii edasi. Ja nüüd sa saad väga palju selliseid asju või selleni välja, et võib öelda, et kuule, kas sa tahad, et kui kell saab 10 õhtul, et äkki ma tõmban valgustust, ma ei tea, 50% koomale juba vaikselt, et on uneaeg, on ju. Et sa saad põhimõtteliselt seda sisse viia lihtsalt voice'iga rääkides selle robotiga. Saad kõik raportid selle kohta, mis on nagu olnud, mida sa teha saad teistmoodi ja nüüd toos üle ärikinnisvarasse on ju. Näiteks, et sa oled haldur või keskastme juht või ma ei tea, võib-olla juht ise ja nagu see küsimus algul oli, et miks miski ei tööta või kuhu me peaksime järgmised, ma ei tea, mitu miljonit investeerima, kus on ebaefektiivsused. Nüüd sa tõmbad kõik need andmed kokku ja sul on, ma ei tea, meeting 5 minuti pärast või 10 minuti pärast ja sul on olemas see põhimõtteliselt kogu raport. On ju. See voice näide on ülihea. Ma täna hommikul vaatasin seal natukene ringi ja siis panin veel videopildi tööle ja ma ei olnud seda kunagi kasutanud. Ma nüüd mõtlen näiteks äri kinnisvara peale mingi konkreetne probleem. Üks asi on see, et ma räägin nüüd selle ChatGPT või LLM-iga, aga siis sa paned veel selle video tööle. Sa näitad talle reaalselt mingit leket või mingit probleemset kohta ja siis ta hakkab sulle dokumentatsiooni põhjal rääkima, kuidas sa võiksid seda lahendada. Ja see on nagu, see on väga äge, et ma olin, kui ma esimest korda midagi sarnast proovisin, mis oli mingi nii lihtne asi, et ma tegin pildi grilli juhtmest, mis ei läinud nagu õige, nagu peaks minema kokku, aga ei lähe kokku ja siis ütled, et mis see mudel on, mis on probleem, teed pildi, boom, lahendus olemas, tehtud, et see on nagu äge. Siis on kindel suund on olemas. Kas Fentricas on ka varsti siis
exitit oodata, kui on funktsionaalsused on kätte saadud ja äri õitseb? Ma arvan, et selleni ikka läheb veel aega, et siin on ikka mitu aastat ehitada veel. Okay. Et siin on mitu aastat ehitada, et tööd on palju, aga see on nagu põnev ja äge ja ma olen selles mõttes nagu ülimalt tänulik, et mul eelmises selles etapis läks hästi, et ma saan endale lubada seda, et ma saan teha startupi tööd ja seda riski võtta, sest alati on ju risk, et kõik läheb pekki, et ei tööta. Ühest asjast ma pole aru saanud. Enne sa müüsid lapsevoodeid, sa müüsid veefiltreid ja praegu sa toimetad täiesti teises sektoris. Miks see nii on ja mis praegu siin võib-olla motiveerib? Miks nii teistsugune valdkond? Ma arvan, et see vastus on natukene juba võib-olla läbi käinud ka, et minu esimene soov ja eesmärk oli saada 2 asja. Esiteks saada finantsiliselt vabaks ja teiseks tõestada iseendale ja teistele, et ma suudan ehitada ettevõtte nullist ülesse ja selle maha müüa edukaks teha. Need kriteeriumid, ja mul ei olnud vahet, mul ei olnud absoluutselt vahet, nagu, mismoodi ma seda teen. Okei, nagu eetilised piirangud olid jah, et ma ei tee midagi, mis on nagu vale või mingi pettus või nii edasi, aga nagu, saad aru, suures pildis, mis ärimudel on see dropshipping, on see Amazon, on see mingi infotoode, mis iganes, null vahet. Ma lihtsalt tahtsin selle etappi ära teha. Ja nüüd on pigem see, et ma tahan teha asju, mis mind väga kõnetavad, mis on välja kutsuvad, et ma tunnen, ma pean iga päev õppima ja paremaks inimeseks saama selleks, et suuta väärtust luua. Ja kus on ka tugev meeskond juures. Ja seda ma tunnen, et ma olen Fentrika näol leidnud, et jah, ärivaldkond on hoopis teistsugune, aga ma võin öelda, et väga paljud äriprintsiibid ja see, kuidas sa ehitad süsteeme või meeskonda või toodet, nagu mingid asjad ikka kattuvad päris palju ka, et see nagu on nagu kaasa tulnud, aga jah, äge on teha midagi, mis paneb silma särama ja teha seda koos inimestega, kes on kõik ülikompetentsed ja tegusad ja keegi ei ole laisk, et nad nagu päriselt teevad, mida nad tegema peavad ja kui on probleem, siis nad oskavad seda probleemi lahendada, eks nad ise juhtivad, et see on nagu väga lahe olla sellises meeskonnas. Aga võib-olla siit liiguks edasi AI teemadega. Sina täna sa pole tehniline inimene, eks ju. Pigem sa oled selline müügi taustaga, eks ju, turundust teinud. Millal sa jõudsid üldse AI juurde? Minu esimene kokkupuude AI-ga oli 2022 alguses. Oli siukene tööriist nagu Jasper AI copywritingu jaoks. 22 algus juba? Jah, et enne kui ChatGPT, äkki 22 lõpus tuligi vist esimene ChatGPT versioon välja või? Avalikult, jah, laiemale publikule. Jah. Et, aga siis see sai nagu kõigile teatavaks, et wow, et mida võimalik teha. Aga me kasutasime seda jah, et jällegi Amazoni tekst teeb kiiremini, paremini kirjutada. Ja see aitas päris palju. Et 15 tundi läks... Ja, see läks kõvasti alla. Ei, isegi täna ei ole 5 minuti peale, et ma siin teen, mul on üks Amazoni konto ikka veel ja ma siin just eelmine nädal tegin neid ja ma ei tea, ei saa 5 minuti peale kuidagi. Et ikkagi see konkurentsianalüüs ja kõik teised analüüsid ja andmed võtavad ikkagi päris suure osa ajast, eks? See on üks, aga teine on see, et sa AI ei saa aru sellest, mis on hea. Nagu milline hea asi välja näeb lõplikult, aga kui sul on see kogemus, siis sina saad. Ja nüüd sa saad mingi versiooni kätte, mis on, ma ei tea, 50% seal või 70% seal, nüüd sa pead hakkama lihvima neid detaile, et saada ta sinna kohta, kui seda peaks minema. Et see käib väga kiiresti, aga see ei käi 5 minutiga, et jah. Mul väga hea meel, et sa tegelikult tõid selle teema, sest mulle on ka see teema väga palju nagu huvi pakkunud, et alustades just sellega, et meil on Eestis selline uus sihtasutus nagu D-Hüpe, eks, kes ju tahab kelle eesmärk on see, et see tehisintellekt jõuaks nagu laialdaselt eestlasteni, ja nad alustasid seda siis gümnasistidest ja õpetajatest. Ja kõige suurem murekoht oli ju see, et kuidas siis õpetada õpilastele kasutama AI-d niimoodi, et iga vastus, mis sealt tuleb, ei ole nagu lõplik versioon ju. Nüüd mõtle, kui sa oled kolmanda klassi õpilasele annad kätte AI, siis kõik, mis sealt tuleb ju, tema arvab, et see on kuld, on ja. Aga sina oled ikkagi oma valdkonna ekspert ja sina tead, sa kontrollid
ja tuues ka kas või selle inimeste näite, on ju, et kus sa võtsid endale juhid, kellele sa andsid võib-olla natukene liiga palju seda vastutust ise ja ise nagu kaotsid selle kontrollmehhanismi, noh, mõnes mõttes ju võib ka võrrelda ju sellega, et ikkagi inimesed minu arvates samamoodi, et kas me postitame LinkedIni, kas me teeme mingisuguseid pilte, mis iganes, päris palju ikkagi nõuab hetkel üle kontrollimist, üle vaatamist ja ikkagi nagu mingit valideerimist enne, kui me vajutame seda rohelist post-nuppu, on ju. Jah, absoluutselt, täiega nõus. Ja ma arvan, see on nagu tegelikult päris suur probleem, sellepärast, et sul AI kirjutab nii veenvalt neid asju, et kui keegi kirjutab, LinkedInis ma näen seda väga palju, et kuna ma follon hetkel nii... Seal on kõige hullem seis. Kuna ma follon nii Amazoni nagu seltskonda ja inimesi ja ma follon nüüd nagu uue sektori teemadega ka, siis ma näen mõlemat poolt, et okei, selles uues sektoris ma ei oska veel nii hästi hinnata, et kes on nagu the real deal ja kes on ajab mingit jama lihtsalt, on ju. Aga Amazoni pooled ma oskan seda väga hästi teha ja see on nagu enamus neist postitustest on lihtsalt, et sa vaatad sinna peale, sa saad aru, et jah, paberi peal see, mis sa ütled, põhimõtteliselt on õige. Aga kui sa vaatad natukene kaugemale, kui oma nina esine, nagu suuremat pilti mingi strateegiat, mis on mingid mõjud erinevatel otsustel või käikudel, siis sa saad aru, et need on üldse head mõtted, mida teha. Aga see tuleb ka ainult kogemusega või noh, ma ei tea, kuidas muud moodi sa seda nagu kontrolli sinna peale paned ja nii palju on seda infot, et see on jah, ulme. Siis kui me omavahel rääkisime, siis sa ütlesid väga huvitavalt, et AI on tööriist professionaalidele, mis teeb nende tööd siis võib-olla paremaks või aitab skaleerida. Ja. Et nad juba oskavad enda seda domeeni väga hästi ja AI nüüd hakkab neid võimendama. Põhimõtteliselt küll, jah. Et see on see suurem võidu koht, on ju. Et kõige suurema võidu minu arvates AI-s saavad tippspetsialistid, need, kellel on hästi toimivad töötavad ärid ja noh, kinnisvara puhul, kui sul on sellised assetid olemas, sest seal sa saad sa päriselt ta on nagu võimendaja sinu olemasolevale asjale, kui sul on nagu hea asi, siis ta võimendab seda päris korralikult, aga kui sul on asi, mis ei tööta, siis ega ta otseselt seda ei päästa ka nagu tegelikult on ju, et sa pead nagu selle nurgalt vaatama, ma toon kas või meie enda ettevõttes näite, et meil ei ole väga palju arendajaid, aga see ongi sellepärast, et me proovime kõik asju teha nagu AI first ja noh, meil arendajad on ka niimoodi, et on senior arendaja või süsteemi arhitekti tasemega arendaja põhimõtteliselt ja tänu sellele, et oskab tööriist õigesti kasutada, tal on alati sama hästi kui 4 junior arendajat kaasas sellele, mida ta teeb. Et see on päris suur võimendaja niimoodi. Mis on need tööriistad, mida sina täna kasutad? No, täna kasutan ChatGPT-d kõige rohkem, kõige mugavam, kõige lihtsam. Teie ka, väga hea. Ja seal on mingi ajalugu tekkinud päris pikaaegne ka, mis mulle meeldib, et see ei ole küll perfektne, aga see teeb jälle asja lihtsamaks, sellepärast, et sama asja kogu aeg mingi pikka prompti kirjutada ette kogu aeg, otsast peale, see on lihtsalt tüütu. Cloudi rohkem selliste sügavamate mõtte või strateegia ülesannete jaoks minust teeb seda paremini kui ChatGPT, kui ma panen sama ülesande kõrvuti 2. Aga... Ehk siis Anthropicu Claude, eks? Jah, täpselt. Aga seal saavad need krediidid päris kiiresti otsa, et see on problemaatiline, mis ei meeldi. Ja mis veel? Siis ühe veebilehe tegime just UX pilotiga, mis kindlasti on olemas väga palju paremaid ja teistsuguseid tööriistu veebilehtede tegemiseks. Mina lihtsalt kasutasin seda, sellepärast meil arendajad kasutasid seda UX-i tegemiseks ja siis ütlesid, kuule, aga me maksame sellest niikuinii, meil on kreditsid olemas, et tee siin sees, see on jumala lihtne. Ja oligi tegelikult nagu suht kiiresti see hea asja nagu valmis. See vist on selline tarkvara, et sa paned prompti sisse, kirjutad nagu laused, milline asi peab olema, võetad enter ja hakkab tulema, eks ju? Ja. No põhimõtteliselt jah, et see annad on mingi raamistiku ette, et mis stiil, mis, ma ei tea, millist fonte sa tahad, millist värvi või millist nagu fiili ta peaks andma väljaspoolt ja sa annad konkreetsemalt, okei, see on tehnoloogia ettevõte, ma tahan, et mul oleksid, ma ei tea, mingi feature sectionid, benefit sectionid, review'd olemas, genereerib see kogu asja ära ja siis hakkad seal nagu sektsioonide sees neid tuunima ja disaine ja tekste.
et selles mõttes on nagu päris mõnus. Praeguses, ütleme, sinu tausta arvestades on ju, et ütleme, et sa oled ikkagi Amazoniga päris palju tegelenud, väga suur osa rõhust on läinud just sellele, et kuidas siis kliendini lõpuks jõuda, on ju. Siis sa ütlesid, et näiteks voodimüüjaid oli 10 erinevaid, aga millegi pärast osteti teilt kallima hinnaga 2 või 3 isegi korda rohkem, on ju. Et mida sina kui spetsialistina praegult AI ajastul arvad, et kui me paneme ennast näiteks 17-18 aastase poisi või tüdruku kingadesse, kes mõtleb, et seda podcasti kuulates, et kuule, et ma võiksin ka nagu Amazoniga või mis iganes muul platvormil hakata näiteks mingisugust sarnast teemat arendama, et kas siis midagi müüma, tootjatega suhtlema, et millest tema peaks nagu alustama? Ma mõtlen, kuidas seda nagu sa mõtled, et millest tema peaks alustama, et äri alustada põhimõtteliselt või? Just. Et nullist äri ehitada. Aga ma täpsustan siis, et kas siin AI on oluline sees või ei ole oluline selle asja juures? Ma küsin, et kas praegu nagu AI ajastul on midagi teistsugust või pigem on nagu kõik sarnane, ütleme näiteks 10 aasta tagusele? Ma ütleks, et AI on lihtsalt, nagu ennem rääkisime ka, et ta on lihtsalt võimendaja, et ta aitab sul asju paremini ära teha. Üks hästi ohtlik koht tegelikult, ma olen mõelnud selle peale ise ka, et kui sa alustad nagu nullist millegi tegemist, on see, et hästi lihtne võib-olla sellesse AI mugavustsooni sattuda, tehes ülesandeid hästi palju ainult AI-ga, sest sa ei käi tegelikult seda protsessi läbi, mida sul on vaja teha, et päriselt aru saada, kuidas asi töötab, mis on hea ja mis ei ole hea. Et kui ma alustaksin nullist on ja mul ei oleks teadmisi või soovitaks kellegi teisele, siis see vastus on see, et sa pead leidma endale mingisuguse autoriteedi või koolitaja, kes pakub konkreetselt selle niši või ärimudeli temaatilist koolitust, sa pead loomulikult ennem verifitseerima, et ta on päriselt nagu asjalik on ja põhjalik ja hea on ja sa teed selle koolituse läbi, mina looksin endale mingisuguse mõttegrupi inimestest juurde, kuidas tekkis Amazoni Eesti konverents on ju, või see kommuun, mis on hästi tugev, oligi sellepärast, et olin mina, oli üks teine kutt, kellega me jumala kogemata kohtusime ühel investeerimisklubi üritusel, tuli välja, et mõlemad teeme Amazoni nagu ja mõlemad ootame oma esimese toote lattu jõudmist, tema oli minust 6 aega ees. Ja me lihtsalt tahtsime inimesi, kellega rääkida nagu ja suhelda ja siis kutsusime sinna kogu aeg juurde inimesi, keda me leidsime, kes teevad veel, kes tunnevad huvi, sest tekkis sõpruskond, kes üksteist nagu toetab, aitab kogu aeg nendes asjades on ja usaldus, et tegelikult nagu sarnast mõtet võiks teha iga uue äriga, et sul on vaja ümber neid inimesi, kes on nagu täielikult selles teemas sees, nagu sinagi oled. Või siis, ma ei tea, mentorit või coachi või kes iganes. Ja nüüd ma paneks sinna, see on see nagu alusklots, sa ei saa sellest üle ega ümber. Et ma ei tea, ma võin trennis ju endale ka paremaid riideid või ma ei tea, mingisuguseid proteiinijooke, asju nagu, võib-olla jõusaal ei ole hea näide, aga ma võin kitarri mängides, kunagi tegin bändi, ma võin kitarri mängides osta nagu ka hakata mingisuguseid ägedaid asju proovima teha, aga mul on vaja saada see ABC paika, mul on vaja saada põhituurid paika, mul on vaja aru saada, kuidas käivad käigud, mis kõlavad hästi, kuidas teha mingit kihti, mingit soolo asja, mis võib-olla kõlab üliägedalt, aga tegelikult on lihtne, sellepärast on mingi loogika on seal alla, on ja mul on vaja see paika saada. Nüüd, kui see on paigas, siis ma hakkan selle pealt võimendama edasi ja siin tuleb AI väga nagu suuresti mängu, on ja. Aga mis ma arvan, mis on nagu hea siin AI-ga ka on see, et ta on hea arutluspartner seda teekonda läbi tehes, et ükskõik mida sa teed on ja sul on ju võimalik tegelikult juhtida ka ChatGPT-d väga hästi, et öelda talle, et mis on minu mõtlemises vale, mis siin ei toimi, nagu ole kriitiline, ole au, nagu selles mõttes, et vaata nagu ma ei tea, äri-coach või mentor, kes selles oleks, mida ma ei näe, mis on siin, mida ma ei näe praegult, sa saad juhtida, selles mõttes on see üliväärtuslik, et sul on see justkui nagu teine tugisammas ja väga võimas tugisammas juures on ja. Su vastus oli nii võimas, et sa vastasid kohe 3 küsimust korraga ära. Okay. Nii et super. Aga ma küsiks võib-olla selle jätkuks, et lihtsalt, et kuulajad saaks konkreetsemalt aru. Täna, milliseid oskuseid peaks õppima, et tulevikus hakkama saada? Võib-olla lihtsalt, et see jutt, mis sa rääkisid,
tooksid midagi konkreetset? No ma arvan, et AI oskus ongi üks peamine oskus, et tulles tegelikult tagasi selle eelmise küsimuse juurde ka, siis miks mitte teha endale harjumust, et iga päev võtta 20 minutit, et õppida paremini kasutama mingit tööriista, mis sul on AI-ga, või mingit uut asja katsetada, või mingit rakendust leida sellele ja teha sellest harjumus kogu aeg. Sest et täna on point on lihtsalt selles, et see ongi see AI oskus on ju, ja tegelikult ka mingil hetkel on see muutub automatiseerimise oskuseks on ju, sest seda on ka suht lihtne tegelikult teha nagu kokkuvõttes. Et aga point on selles, et täna ei ole veel väga suur vahe sees sellel, et kellel on see AI oskus ja kellel ei ole. Et see kääri on nii suur, 3 aasta pärast on suur. Ma arvan, kõik, kes ei kasuta või õpi kasutama, siis kas see on enda isiklikus karjääris või ettevõtluses, siis 3 aasta pärast see käär on väga-väga suur. Kas väga tugev domeenioskus või väga hea AI kasutusoskus? Domeenioskus, sa mõtled siis seda... Et sa tunned mingi konkreetse valdkonna fundamentaale nagu ülihästi? Ma ütleksin, kui ma saan valida 1-2, siis ma vist tänasel hetkel valiksin väga tugeva domeenioskus enne tugevat AI-oskust. Ja puhtalt sellepärast, et mulle tundub, et domeenioskuses, et päriselt saada nagu väga tugevaks selles domeenioskuses, läheb lihtsalt, seal ei ole midagi muud, seal on lihtsalt vaja teha tööd. Sul on vaja aega, sul on vaja panust, sul on vaja võite, vigu, eksimusi, sul on vaja seda läbi teha. Aga AI-ga saad sa natuke kiiremini seda nagu progressi teha, et seda võimendada. Vastupidi, ma arvan, see ei ole nii lihtne. Kui need tööriistad on lihtsalt kõikidele kättesaadavad, siis tekib see küsimus, et kuidas mina saaksin teisest parem olla? Ma arvan, et see vastus on tegelikult väga lihtne. Et kuidas siis mina saaksin teisest parem olla, üks on näiteks see, et sa tegeled selle domeeniooskuse arendamisega, kus valdkonnas sa tegeled. Ja see on ka teadlik, süstemaatiline töö, mis on tihtipeale igav ja mitte seksikas, aga see on see, mis loob selle vundamendi sinna, mille pealt kõik võimendub väga palju edasi. Ja teine on kas või, me kõik kasutame neid samu tööriistu, aga jumala, tuues selle pilli näite sinna vahele, jumalast suur vahe on see, kas mina mängin gitarri või mingisugune kuulus rockstar mängib seda gitarri. Mis seal vahe on see, et tema lihtsalt rohkem harjutanud, ta teab, kuidas seda kasutada, seda tööriista. Yeah. Ülihea näide, et jällegi tegelikult võimalused on kõigil tähtsad samasugused on ja aga see tulem on nagu nii erinev mingitest väikestest nüanssidest, eks. Üleüldine küsimus, milline on see viga, mille üle sa kõige rohkem õnnelik oled? Viga, mille üle ma kõige rohkem õnnelik olen. Ma arvan, et see tuleb... Hea, et niimoodi juhtus. Ma arvan, et see Amazoni exit on mõnes mõttes olnud nagu, ma ütlen, see on olnud nagu suurim võit ja suurim viga samaaegselt. Sellepärast, et see taust, mida enamus ei tea, on see, et see äri kasvas nagu hokikepiga sellel hetkel mingi 6-6, 23% kasvu nagu meele, ja me mõtlesime, seda äri ei ole võimalik tuksi keerata ja nad keerasid selle tuksi ja me jäime sealt enda nagu mingite boonusest ilma, aga see point on see, et see oleks võinud väga kiiresti kasvada 10 milli plussi äriks üles ja see tähendaks seda, et täna oleks võib-olla veel lihtsam ja lebom mingid asju teha või veel vähem peaks muretsema mingite asjade pärast et ma olen nagu aastaid mõelnud selle peale, et äkki see oli halb otsus, aga teisalt, kui ma võtan selle õppetunni, mis ma sain, et mis mind selleni viis, et seda eksitit teha, siis oli see, et mida ma tegelikult elus väärtustan kõige rohkem. Et ma väärtustan seda vabadust, ma väärtustan aega, ma väärtustan väga suhteid sõpradega, kaaslasega, seda, et mul oleks mingisugunegi kontroll oma tervise üle, et kõik lappes ei oleks ja see on alati väga hea meeltuletus nagu, et see koht, et kui töö läheb natuke liiga paljuks, siis ma alati mõtlen selle peale, oma kaaslasele on öelnud ka, et meil oli ükskord sükene vestlus, et ütles, et ma saan aru, et sul on palju teha, et kui sa tahad seda teed minna ja valida seda teed teha, siis tead, ma toetan siin aastaid sellel teekonnal, et tee, mida sa tegema pead, ma olen su kõrval, ma ei kao mitte kuhugi. Siis ma ütlesin talle, aga tead, ma ei taha. Ma tean, et ma lihtsalt ei taha sellest piirist enam üle minna, sest ma tean, kui miserable seal teisel pool on, kus kõik asjad nagu, kus ei tunne enam rõõmu väikestest asjadestki nagu.
rääkimata, suurtesest väikses vahet ei ole, kõik on ühtemoodi siuke nagu tuim, sellest ärevus on nii suur ja nii edasi, on ju. Milline on kõige halvem soovitus, mida sulle on antud? Ma korra mõtlen, ma ei oska tuua välja ühtegi kõige halvemat soovitust, sest et kõikidel soovitustel on ka terake väga head tõtt sees, aga üks asi, kui ma nüüd eeldan, et näiteks seda podcasti kuulavad alustavad ettevõtjad või need, kes ei ole võib-olla alustanud või tahaks alustada või natuke juba tegutsenud, siis üks siuke asi, mis mul viskas mingi nädal aega tagasi ette kuskilt YouTube'ist või Instast või mäletagi, on see, et võta hästi suuri riske. Mis on nagu üks hullemaid nõuandeid ja see oli üliedukas ettevõtja, tegi mingi 200 millise exiti, 35-aastane, nagu igati väga top end. Aga miks see nõuanne on halb, on see, et temal on need ressursid, et võtta nüüd väga suurt riski ja failida uuesti ja failida uuesti ja väga palju tema elus ei muutu sellest põhimõtteliselt. Aga mida teeb see sinuga, kui sa paned 7 äri järjest pekki? Mis see teeb sinu enesekindlusega? Mis see teeb sinu finantsidega? Elad siis 45-aastaselt vanemate juures või kuskil nagu ühikaga korteris. Et ma ei mõtle selle all, nagu kontekst on hästi oluline, ma ei mõtle selle all, et sa ei tohiks ettevõtlust alustada või teha, aga on väga suur vahe, mis ärimudeli sa valid. On väga suur vahe, kas hakkad ehitama järgmist, ma ei tea, Amazoni, Facebooki, Instagrami ja võtad selle suure riski nüüd. Või sa teed lifestyle business'it, ehitad AI automatisatsioonide agentuuri ja teed sellega, ma ei tea, 50 000 kuus äkki. Ma arvan, see on täiesti tehtav isegi Eestis ja sõidad sellega. Ja siis, kui sa nüüd saad kogemust, sa näed erinevad ettevõtteid, sa näed kapoti alla, mis paneb mingi asja tiksuma ja mis ei pane seda tiksuma ja suhtel sul tekib see kogemus, sul tekib arusaam, sul tekib enesekindlus, siis sa lähed äkki natuke raskem asja kallale, natuke suurema projekti kallale, võib-olla mingi tehnoloogia ettevõtte või ühesõnaga, ma ei tea, kes saate aru, mis ma mõtlen selle alla, et see riski võtmine on oluline, aga sa ei tohiks minna minu arvates nagu alguses selle, et ma lähen nüüd seda kõige suuremat seksikamat asja taga ajama, millel on ülisuur potentsiaal, jumala okei on teha väikest niši asja ja sellega saada mu kogemused cash flow liikuma, enesekindlus üles, kontaktid, inimesed, kes teavad, et kuule, see mees on tegija mees, et ta tegelikult oskab teha asja, kes võtavad siin järgmine kord jutule uue projektiga palju lihtsamalt. Ma arvan, et see oli selline vastus, et igaüks saab ise otsustada, mis perspektiivist ta seda vaatab, et midagi igale ühele. Mul on selline küsimuste voor, kus on this or that, ehk siis sa pead ühe valima, sa võid ise otsustada, kas sa võib-olla selgitad ka või mitte, või siis lihtsalt annad vastuse. Okay. Väga põnev. Esimene on väga lihtne. Jalgpall või motocross? Jalgpall. Hispaania või Ameerika? Kindlasti Hispaania praegu. Ameerika on päris halvas kohas. Ameerikas sa oled raamatuid käinud müümas, Hispaania on see, kuhu sa lähed järgmisena puhkama, on nii? Jaa, et on plaanis teha nii-öelda workationit, et töötada sealt 1,5 aastat. Väga hea. Krüpto või indeksfondid? Oi, kindlalt indeksfondid, pole küsimuski. Lugesin, et oled kõvasti 2017 saanud tunda seda krüptovalu. Ja, see on siuke hea lugu, on ju, et ma ei tea, palju siin aega on selle jaoks, et aga lihtsalt nagu väga lühidalt, et sõber oli teinud väga suuri võite ja siis ma hakkasin teda kopeerima ja järgi tegema ja siis ühel õhtul läksin kinno ja siis notificationid surisevad taskus kogu aeg, siis vaatad 2% kukkunud, paari minsa pärast uus, 4% kukkunud, paari minust pärast uus, 1,5% kukkunud. Selle aega, kui ma kinost välja sain, nagu siis oli juba kukkumine, on mingi 30-40 prossa, siis mõtlesin, püha müristus, kuidas see võimalik on. Nagu. Welcome to crypto. Super. Kas SEO või adsid? Sõltub kontekstist, kus etapis või kohas sa oled, aga ma ütleksin, et adsid on tihti peale.
ma arvan, meie AI kontekstis ja ka Fentrica kontekstis ja alustav ettevõtja kontekstis olulisem. Raamat või podcast? Ma ütleks raamat. Ja raamat sellepärast, et ma taas avastasin kunagi uuesti nüüd sellise, ma olen väga palju podcasti kuulanud ja ma avastasin sellise asja, et meie fookus on ülilaiali läinud. Et me ka korra vaata rääkisime, et sa lihtsalt, sul on mingi 10 minuti YouTube'i video, sa vaatad neid 5 tükki läbi ja lõpuks ei mäletagi midagi, mida sa vaatasid, on ju. Aga raamat sunnib sind ühe teemaga maas istuma ja mõtlema ja selles foonis olema nagu päevi või nädalaid. Ja ma arvan, et see on lõppkokkuvõttes tegelikult kasulikum. Mihkel küsis, kas me tohime 3-tunnise podcasti ka teha, et tema oleks nõus. Nii, aga viimane küsimus. Kas no face äri versus selline, kus sa keskendud persooni brändile? Konteksti küsimus. Ütleks no face äri, kui sul ei ole mitte mingit kogemust, sa ei tea, mida sa teed ja sa lihtsalt figuring things out as you go on sul peal, siis kindlasti no face äri. Persooni bränd on ülivõimas asi, aga selleks, et persooni bränd töötaks, pead sa päriselt ka midagi ära teinud olema. Et meil on minu arust natuke liiga palju LinkedInis ka neid, kes väga hästi räägivad, aga midagi ei ole nagu väga palju näidata selle eest. Et ma arvan, et see persooni bränd natuke kasvab ise ka, kui sa asju teed. Et siis ei ole mitte see, mitte ei ole see, et keda sina tunned, vaid kes sind teavad ja see avab juba iseenesest päris palju ukse hakkab avama ja siis hakkad selle peal contentit ja muid asju tegema. Aga ma hoiaks seda persooni brändi ja seda hullut igapäeva teekonna jagamist ja kõike seda võib-olla miinimumini ja tagasi, kuni mul on päriselt midagi näidata, mida ma olen ära ka teinud reaalselt. Aitäh sulle, aga sina oled juba asjad ette näidanud, ära teinud, kus me sind leiame? LinkedInist, et võib kirjutada Mihkel Moosel, pane connect ja hea meelega suhtlen teiste AI entusiastidega või kinnisvara inimestega või mis iganes peaks tulema, et ma arvan, see on parim koht, kus suhelda. Ja sinu praeguse ettevõtmise kohta? Fentrica on ettevõtmine, fentrica.com ehk siis F-iga ja C-ga fentrica.com leiab veebist ja samamoodi leiad LinkedInist või ka kas minu profiili kaudu minnes, ma arvan, sa leiad selle suht lihtsalt üles. Väga hea, nii et nüüd on kontakt olemas, julgelt Mihklil DM-i, nagu mina tegin ja rääkige enda parimad ideed ära. Jah, eks miks mitte, et tegelikult niimoodi ju kihvtid asjad mõnikord alguse saavadki, on ju. Super, aga aitäh teile ja aitäh Mihklile. Aitäh sulle, aitäh teile.